Tere maahommikust, seda korda siis Kesk-Inglismaalt. Järgneva looga tahan viia teid ajas tagasi. Võib-olla et meenutada, samas ka et avastada. Ja praeguses kütuse kallinemise olukorras on lugu täiesti aktuaalne. Ühel suviselt sügisesel nädalavahetusel peeti Kesk-Inglismaal Ketteringi lähedal järjekorras 9. Steam Rally. Selgituseks tuleb lisada, et rallist ja kiirest kihutamisest oli asi päris kaugel. Maakeeli öeldes oli tegemist vana tehnika näitusega. Circa 600 eksponendi poolt kaasa toodud masinad olid väärt imetlemist. Ausalt öeldes võttis esimene pilk põllulahmakale, mis nädalavahetuseks näituseplatsiks muutus lausa ahetama. Austusväärsed sajandi eest tehasest välja veerinud aurumasinad, igat seltsi traktorid, millede sünniaasta ühtib nii esimese kui ka teise ilmasõja daatumitega, mootorrattad ja autod, milliseid nähti Eestis sügaval nõukaajal klubi unikssamalaadsetel üritustel, ja lihtsalt aurumasinad, millede otstarve jäi esimesel pilgul arusaamatuks kuni selliste mudeliteni, mille parajalt paks mees nimega Karlsson ühes lasteloos lihtsalt õhku laskis. Kõik see potsus, vilistas, mürises ja ajas lihtsalt auru välja. Ühest platsiservast leidsime aga auru abil töötava mängutoosi ehk otsetõlkes Laada Orel. Kõige selle krooniks tabas mind esialgu segadus, siis üllatus ja lõpuks äratundmisrõõm, sest oma kuulmismeelt ei suudnud ma esialgu uskuda, aga nägemismeelele pidin alla vanduma. Tuttava lindilõgina ja veel tuttavama mürinasaatel keeras platsile Nõukogude traktoriehituse üks lipulaevu TT-75M. Aga selle masina vaatame üle loo lõpupoole. Näitusele võis ringi peale teha kasutades niinimetatud taksoteenust. Väikesed auruautod sõidutasid soovijaid sipelga usinusega ja esialgne kahtlus, et kas see mänguasi meest ja kaamerat vedada suudab, sai kummuli pööratud. Suutis. Ja masinamees pidi pidevalt auruventiili koomale keerama, et kaameramees talle ikka järele jõuaks, kui uhkema pildi saamiseks autoga võidu kõndis. Kogu selle asja eestvedajaks on Michael Spidler. Mees, kes kogu seda karusselli 9 aastat veab, nimetab üheks põhjuseks oma vanemate, eriti isa poolt tehtu jätkamist. Vaatamata tehnika arengule jätkus vanahärral visadust hoida elus eelmise sajandi põlluharimutimise meetodid ja ka tehnilised vahendid. Ja täna on Michael eriti rõõmus, kui kohtab näituse külastajate hulgas inimesi, kes haaravad nöömist ja ütlevad, et minu vanaisa töötas sellise masinaga aastal 1920. Lisaks nooremate inimeste avastamisrõõm ja arusaam, et elu ei olegi ainult internet, ning autopardakompuuter on välja kasvanud sõna otseses mõttes aurumasinast. Et Inglismaal on väga populaarne igasugune heategevus, siis näituse piletitulu läheb Warwicki ja Northamptoni maakondade Air Ambulance'i ehk siis medikopteri toetuseks. Eelmisel aastal oli summa circa 1500 naela ehk ligi 30 000 Eesti krooni. Edasi sattusime eelmise sajandi sisse ning tantsust aurukatla ümber sai taas tegelikkus. 1940-ndatel Šotimaal ehitatud viljapeksugarnituur on tänaseni heas korras ja valmis moodsale tehnikale appi tõttama, kui seda vaid tarvis oleks. John Andrews on koos oma pere ja heade sõpradega talupidamise kõrvalt võtnud eesmärgiks osaleda võimalikult paljudel samalaadsetel üritustel üle Inglismaa. Ja suve jooksul tuleb auväärses heas masinapark 5-6 korda üles panna. Küsisin, et miks nad seda siis teevad? Kas ainult selleks, et ajalugu taaselustada? It's to show how you worked in the past. We enjoy doing it as a hobby. It's a time consuming. Tahame näidata, kuidas peksti vilja minevikus. See on meie pere hobi, hoida vanatehnika korras ja näidata seda noorematele põlvedele. Noored on seda ju ainult pildilt näinud kui üldse. Küsimusele, kuidas suhtuda sellisesse võimalusse, et praeguses keerulises majandussituatsioonis pöörutakse tagasi aurujõu juurde, arvas John, et see ei tule eriti odavalt. Sest kas või sellise näituse jaoks kütuse ostmine pole odav lõbu. Kuid inimeste avastamisrõõm ja säravad silmad kaaluvad väljaminekut üles.
Rehepeksumasin tegi oma tööd auga. Lisaks sai näha ka 50 aasta vanust põhupressi ja tehnoloogia. Pea sama kui täna, põhk tihedalt kokku ja nööriga kinni. Edasi läheme oktoobrirevolutsiooni aega. Need konkreetsed aurumasinad on väga huvitava ajalooga. Nimelt tellis Tsaari Venemaa vahetult enne punaste võimule tulekut Inglise tehastest 75 aurumasinat, mis valmis ehitati. Enamlaste riigipöörde tulemus oli aga tühi riigikassa ja nende masinate eest ei suudetud maksta. Nõnda jäidki need kuningriigi territooriumile ja nagu näete, on mõned tegusad tänini. Konkreetse aurutraktori restaureerimine võttis aega 5 aastat, aga igal aastal kulub hulk töötunde, et teda hinges hoida. Sest nagu ütlevad selle ala spetsid, aurumasinal peab tuli all olema. Siis on ta elus, muuseumis läikiv masin on mulaars, kui katel on külm, siis on masin surnud. Meie jutt pööras aga taaskord auru kasutamisele alternatiivina. Aurutraktorit elus hoidva tiimi liige Robin Lewis arvas, et aurumasin pole ju tegelikult kusagile kadunud. Steam has still been used in a lot of places today. Soojuselektri ja aatomijaamades ajab turbiine ringi ikka aur. Laevades teeb aur sama tööd. Aurujõudu kasutatakse ja jäädaksegi kasutama, ainult et kütused muutuvad. Keegi ei taha söötahmana olla. Püütakse leida puhtamaid kütuseid ja Robin ise kasvatab energiavõsa, mis samuti energiatööstusele kütuseks kõlbab. Kuid aurutranspordi tagasitulek põldudele ja teedele on Robini arvates ilus unistus. Liiga kaugele oleme me arenenud, kuid igasugu hübriidmootorid on juba eilne päev, nii et mine tea, jättis mees otsad lahti. Aga aurujõu ajalugu on ikkagi väga huvitav, sest ma ei osanud endale ettegi kujutada aurujõul liikuvat teerulli. Ja praeguste super 100 hobujõuliste raudruunade omanikel tasub võrdluseks võtta, et seda masinavärki liigutab vaid 6 hobujõudu. Ja nüüd siis enne lubatud üllatuse juurde. Nagu ütlesin, ei suutnud ma esialgu kuulmismeelt uskuda, kuid nägemismeelele vandusin alla, sest DT75M oli sellel üritusel esindatud. Uudistajaid oli ümber pidevalt. Vaid inglaslik tagasihoidlikkus hajutas huvilised laiali, kui läänemaailma jaoks harulduse omaniku käest küsima läksime, et mis imeteid pidi see Nõukogude laiatarbetraktor saarele jõudnud on. Glenn Willis on masina omanik alles lühikest aega. Naabrimehelt päritud masina Inglismaale jõudmise lugu pole ta veel endale selgeks teha jõudnud, aga ühte ta teab. Täheühendit SSSR ja tollast kvaliteedimärki kandev traktor saab lõplikult korda tehtud ja läikima löödud, nagu suurem osa näituse eksponaatidest. Eks siis jõuab ka ajalugu tudeerida ja traktori teekond Venemaa avarustest kuningriigi pinnale juurde lisada. Ja traktori omaduste kohta ütles mees, et kui kabiin oleks natukenegi heli- ja õhukindlam, siis võiks sellega raskemates tingimustes isegi tööd teha. Viimasel ajal kipuvad teed vihmadest lagunema ja seal oleks sellest masinast ehk abigi. Kuid lisaks eelpuul mainitud puudustele pelgab ta, et ei jõua Vene vägilasele diislikütust ette anda. Päev vana tehnika keskel kulus kiiresti kätte ära ja vägisi kiskus meele nostalgiliseks. Samalaadset ja samaväärikat tehnikat vedeleb Maarjamaa kuurialustes kindlasti hulga. Et tore oleks ju seda puhkivat, vilistavat ja mürisevat armaadat näha kusagil põlluveerel. Meenutamaks, et enne GPS-i ja pärast hobuseid saadi põld haritud just nimelt selliste masinatega. Aga loodame, et aja arenedes leiavad meiegi põllumehed aega vanale tehnikale hinge sisse puhuda ja mis siis, et kallis on, kuid tulevikku ei pidavat ju ilma minevikuta olema.